Tere tänastele kuulajatele, mina olen Kätlin ja minuga koos on täna tegemas webinari CRM-i konsultant Irina. Tere ka minu poolt. Me võtsime täna ette ühe väga huvitava ja integreeriva teema. Räägime küll CRM-i lahendusest, aga seda AI võtmes, millised tööriistad on juba CRM-i lahenduses sees, kuhu see areneb ja kuidas seda enda ettevõttes kõige nutikamalt ära kasutada. Näitame väga erinevaid tööriistu ja tekitame teil isu CRM-i lahenduse funktsionaalsus veel rohkem kasutusele võtta. Kõigepealt ma teeksin teile esmalt väikese ülevaate, mis on üldse CRM, mis lahendused need on, mis on selle lahenduse kohta kõige levinumad müüdid ja miks need ei vasta tõele ja mis on siis tegelikkus. Kõigepealt võib-olla ütleks kohe, et CRM ei ole lahendus ainult müügitiimile, vaid et see on laiemalt kliendi haldus, müük, turundus ja kõik muud automatiseeritud protsessid sealhulgas, et laias laastus katab see ära kõik protsessid, kus kliendi andmeid ja infot on vaja tarbida ja kui on väga-väga hea CRM, siis tunneb sellest rõõmu isegi raamatupidaja. Teine selline võib-olla tõsisem müüt on CRM-i lahenduse kohta see, et selle kasutusele võtmine parandab ära täna parandamist vajavad protsessid. Lahendus üksi seda ei tee, seda teeb ikkagi kokkulepitud süsteem ja protsess. Kolmas võib-olla levinum projektile pandud ootus on see, et projekti õnnestumine, CRM-i nii-öelda tööriista kvaliteet sõltub sellest, kui hea partneri sa selle juurutamiseks valid. Et sellest üksi ei piisa, et tööriista kasutusele võtt vajab tegelikult kõike kliendi haldussüsteemi muudatusi ja see on kindlasti koostöös enda maja inimestega kliendi poolt ka, kes selle CRM-i kasutusele tahavad võtta. Et kindlasti tähendab CRM oma mugavust keskkonnast välja tulemist õilsal eesmärgil, et ettevõte areneks edasi. CRM võib olla liiga keeruline, tunduda liiga keeruline ja võib olla hirm, et see tähendab teie ettevõttele palju lisatööd, aga see kindlasti ei ole nii, kui seda õppida targalt kasutama ja kui sisestustööd andmetele ei ehitada see ikkagi võimalikult palju tänastele võimalustele, mida me ka näitame osaliselt, siis see ei pea tähendama manuaalset tööd, aga kindlasti kvaliteetsed andmed on hea CRM-i võti. Ja vahel arvatakse ka, et CRM juurutatakse ja otsustatakse kasutusele võtta ettevõtte juhtkonna poolt sellepärast, et müügitiimi või kliendihaldureid ei usaldata piisavalt. Tegelikult on kliendikeskne infohaldus ettevõtte üleses süsteemis lihtsalt strateegiline otsus, et kliendi andmed peavad olema ettevõtte valduses, mitte töötajate käes või märkmikus. Laias laastus, kui nüüd eksida nende soovituste vastu, siis kardetakse, et sellest saab süsteem, kuhu andmeid sisestatakse ja kuhu need ka kaovad ja keegi neid ei leia, kui seda süsteemi õigesti ei kasuta. Tegelikult, kui nüüd nagu nalja mitte teha, siis tõsiselt rääkides on CRM kontaktide halduseks, müükide jälgimiseks ja juhtimiseks, suhtluse automatiseerimiseks ja kogu selle suure pildi juhtimiseks, mis puudutab klienti, kes on nagu ettevõttele ju põhivara. Kindlasti on ta ka ellujäämisvahend müügiosakonnale ja võimaldab väga palju, kui teda õigesti käivitada. Tahaks öelda, et ta ei ole ainult tööriist, ta on ka strateegia, kuidas on ettevõtte ülesed kokkulepped kliendi suhete ja teeninduse standardile.
Nendest kõikidest müütidest saab üle, et kui karta, et ta on liiga keeruline, siis aitab skoobi juhtimine, ei pea hakkama raketti ehitama, vaid saab ka alustada väiksemast ulatusest ja võtta nii-öelda tükikaupa kasutusele. Kui tegemist on meeskondade sooviga CRM kasutusele võtta, keegi ei taha, et neid andmeid keegi näeks, siis kindlasti projektides oleme näinud, et erinevad motivaatorid aitavad võtta tõsisemalt osalust projektis, juurutada endale ettevõtteülene keskne CRM-süsteem. Ja tegelikult hästi suur võib-olla selline juhtelement on see, et juhid peavad olema CRM-i juures kaasas. Et CRM-i kasutusele võttes tegelikult ütleks nii, et see on nagu dieeditabel, et kui juht ees ei näita, siis teised ka ei viitsi. Et CRM on kõikide jaoks nendest, kes andmeid kasutavad, sisestavad ja neid juhivad kuni nendeni, kes neid analüüsivad ja nende pealt otsuseid teevad. Lähen siit natukene edasi. Ma näitan, mida CRM üldse võimaldab ja millistest osistest koosneb. Et kui me räägime CRM-ist, siis CRM-i lühend või selline akronüüm tähendab inglise keeles Customer Relationships Management. Eesti keeles on see lihtsalt öeldes kliendisuhete juhtimise tööriist. Piltlikult öeldes ta on nagu aju, mis mäletab kõike ja mis oskab, kui sa seda õigesti kasutad, sul on võimalik teda treenida endale justkui assistendiks või kolleegiks, kes aitab sul fookust hoida õigetel tegevustel ja kliendi teenindus viia täiesti vau-tasemele. Et kui ma nüüd jagasin ära, millest CRM koosneb, siis CRM koosneb kindlasti kõigepealt sellest infost ja andmetest, mis sul on oma kliendi kohta. Millised on kokkulepped, milline on tema ajalugu, võimalikud dokumentatsioonid, failid. Panin kollasega mõned märkmed juurde siia veel, et millised on need tänast webinari puudutavad AI võimalused. Näiteks info ja andmete koha pealt on kindlasti, kuidas andmeid võimalikult lihtsasti, kiiresti ja usaldusväärselt pärida. Millised integratsioonid ja liidestused on teie ettevõttes teiste lahendustega, kus täna juba info kliendi kohta on olemas. Teine plokk, selline suurem, mis puudutab CRM-i, on just see funktsionaalne pool, aktiivne tegevus, kas siis on see tegemist protsessina turundusega, müügiga, tellimuste, arvelduste juhtimisega, erinevad tegevused, väiksemad kõned, kohtumised, tööülesanded saavad hallatud CRM-is otse kliendiga seotult. Aga siin on täpselt samamoodi võimalik erinevaid tööriistu kasutada, et automatiseerida tegevusi ja tuletada endale meelde, et panna süsteemile reeglid, et võimalikult palju hoida fookust ja tegeleda õigete asjadega, ega meil on kõigil tööaeg väga limiteeritud. Ja kolmas võib-olla selline suurem on just see analüüsi pool, võib-olla kus kõige rohkem see tehisintellekt tuleb kaasa, andes meile sisse ehitatud analüütika kõrval erinevaid kokkuvõtteid, mis baseeruvad andmetel, soovitusi, võib-olla aitab ta mingeid malle, e-kirju soovitada ja tegelikult panna kokku see info, mida ma vajan otsuste tegemiseks, mis edasi saab kliendiga. Minnes nüüd siit edasi lahenduste juurde, siis Microsofti portfellis on hästi palju erinevaid CRM-i liigitusega lahendusi. Meie pakume oma klientidele siin praegu nähtavaid olevaid tooteid. Mõnikord on kasutusel kliendil üks neist, mõnikord on nendest kaks, sõltuvalt funktsionaalsest ulatusest, aga laias laastus kõige võib-olla sellisem ulatuslikum CRM lahendus on Dynamics 365 portfellis nimega Sales. See katab ära kliendihalduse, müügijuhtimise, lihtsamad vajadused turunduse jaoks, konkurentide haldused, kampaaniad
ja on võib-olla sellisem kõige laiema spektriga funktsionaalse poole pealt. Kliendil, kellel ei ole üldse vajadus müüki juhtida klassikalisel viisil, et tal on protsessid ja ta liigub kliendiga esmasest kontaktist kuni tehinguni, vaid tal on näiteks sisse tulevad pöördumised ja tal on vaja kliendi infot hallata, tal on vaja teada ainult kokkuleppeid ja müük jääb täies ulatuses klassikalisel vormil kõrvale, siis on olemas sellise fookusega lahendus customer service ja väga sarnased lahendused ja tihti on klientidel ka nii, et kliendi haldusosakond kasutab customer service'it ja müügiosakond siis sales'i, kõik andmed on ühel platvormil ja ristkasutatavad need äppidena ka klientide jaoks. Customer Insight kolmas nimistus on turunduse moodul, mis võimaldab siis rohkem keerata vinti automatiseerimisele, erinevatele SMS-i turundusele, automaatsetele vastuste saatmisele, päringute sissetulemise ja ürituste automatiseerimisele, registreerinute analüüsile ja kõikele muule, juhul kui nendest eelnevatelt nimetatud CRM lahendustest jääb väheks ja üldjuhul kindlasti ta pakub turundusele väga tugeva tööriista, sest kui sales ja customer service on juba all, siis see andmestik, mida turundus kasutab, on seal juba põhjal eelduseks loodud. Ja neljas variant on siis field service meil, mida me pakume nendele klientidele, kes vajavad välitöödele lahendust, et nendel on juures ressursside planeerimine, broneerimine, taskide kalender ja kõik sellised erilised soovid, mis field service pakub enamat sales'ist ja customer service'ist, aga tegelikult me otsustame koos kliendiga, millised protsessid on tal CRM-iga või kõigepealt vaja katta ja siis me valime need lahendused. Liigun siit kiiresti edasi, et põhjuste juurde, miks valida Microsofti CRM kogu sellest paketist, mida ma just rääkisin, mis on eelis nende CRM-ide kõrval, mis meil juba täna turul on, mis ei ole Microsofti omad, siis kõigepealt kõige esimene argument Microsofti CRM-i kasuks on kindlasti see, et need on rahvusvahelised lahendused, mitte lihtsalt, et nad on kasutatavad kõikides mitmes riigis, vaid et sinna on koondatud väga suure hulga sektori klientide kogemus ja vajadused ja see tootearendus on olnud aastate pikkune. Selle kasuks räägib ka tegelikult see, et igal turul on partnerite hulk, mis seda lahendust suudab toetada rohkem kui üks. Et ise saab valida, kellega koostöö kõige paremini sobib, kes tuleb appi juurutama, kes annab tuge. Ja kui ei suju koostööpartneriga koostöö, siis saab seda partnerit alati lahendust välja vahetamata uuendada või lisada välja vahetada. Siis lahendusele on sõltuvalt kliendi sektorist ja erivajadustest olemas täiendavaid äppe Microsofti AppSource'is. Sinna on erinevad partnerid üle maailma lisanud seda täiendavat funktsionaalsust, nagu telefoni pannakse see äpp juurde, seadistatakse ära, hakatakse kasutama ja see võib täiesti tulla kas siis kliendi enda eripärast või siis tegevusvaldkonnast tingitud erinõue, mida kõik teised ettevõtted ei pruugi vajada. Neid äppe saab ka partner ise teha kliendi kohandustena, aga alati tasub vaadata, kas on juba mõni sarnane olemas. Just, et kliendipõhiste kohanduste võimalus on siin ka täitsa olemas. Rääkides siis toote arengust ja tänasest teemast AI-st, siis 2 korda aastas Microsoft uuendab oma lahendusi, tulevad uued funktsionaalsused ja eriti rõhku pannakse uutes versioonides, just eriti CRM-i puhul oleme näinud AI vahenditele, kuidas aina rohkem protsessi automatiseerida, panna lahenduskokkuvõtteid tegema, soovitama erinevaid tegevusi ja kiirendada kliendi suhtlust, andmete otsimist ja erinevaid
erinevaid toetusi kasutajale, et CRM-i kasutus oleks mitte ainult mugav, vaid ka nagu sisuline. Microsofti CRM-id on kõik ehitatud üles kliendipõhise vaatena. Kogu tants, kõik info, kõik tegevused, protsessid, kõik funktsionaalsused on koondatud kliendi ümber. Kliendi pealt on näha kogu tema ajalugu, kõik tema edasiulatuvad tööd, tagasivaade, edasivaade ja kõik seonduvad protsessid. Ja loomulikult pilvelahenduste hind ja mugavus, et ta ei pea leidma serveris ruumi, et seda lahendust majutada. Pilvelahendused võimaldavad sul kasutajad, renditud kasutaja litsentsidega saada kogu pakett majutuse osas, siis skaleeritavas ulatuses andmemahud, kõik need turvanõuded on tegelikult suurtele kontsernidele seal tagatud, et sellise küberturbe ja rangemate reeglite nõuded on samuti täidetud. Ja loomulikult, miks tundub tahvatlev täna klientidele eelkõige on just need integratsioonid Microsofti teiste toodetega. Et ma tooksin need täiesti eraldi välja teile, on olemas juba ports ühendusi, millesse klient ise ei pea investeerima ja mis on kohe kasutatavad selle lahenduse kasutusele võttes. Et kõigepealt on siis täisulatuses Microsofti 365 Office paketile, kus on siis Excelitega andmete impordid, ekspordid, Wordi dokumendi mallid. Eriti atraktiivseks teeb Microsofti CRM-id klientidele Outlooki integratsiooni osas, et see on kahepoolne, et kõik Outlookist välja läinud kirjad, kalendrikutsed, to-do'd on ka ühendatud CRM-iga ja vastupidi. Siis täna natukene näitame rohkem ka Teamsi ühendust, et kuidas see juba mõjutab täna kasutuskeskkonda ja dokumendihaldussüsteemidena või failihalduritena on siis ka OneDrive ja SharePointid allpoolt välja toodud. Kui klient kasutab täna Business Centralit või Finance'it terbina, siis ühendused CRM-lahendustega on sinna juba sisse ehitatud ja need on tööle pandavad, aga et kui on mitte Microsofti ERP, siis on CRM-id ühendatavad ka muude ERP-idega. Ja täna me võib-olla rohkem pöördumegi või tutvustamegi siis seda alt paremat nurka ja AI võimalust, kus on siis võimalused voogusid automatiseerida ja eriti paneme rõhku just selle tehisintellekti Copiloti võimekusele ja mis integreerib siis need erinevad süsteemid siin. Aga me pöördume siis detailsemalt nüüd AI teemadele ja CRM-i lahendusi funktsionaalses mõttes rohkem ei tutvusta. Irina nüüd näitab siis seda tehisintellekti võimalust nii lahenduses sees kui ka seda, et mis on seal tuleviku perspektiiv veel juurde. Aga enne kui ma demoma asun, väike sissejuhatus ka, et millest ma plaanin üldse rääkida. Et esiteks ma võtan lahti kõigepealt Outlooki ja siis näitan, kuidas Outlookis siis Copilot on kaasatud, mida seal siis selle Copilotiga teha saab. Ja siis teiseks teemaks on samamoodi nii-öelda suhtluse poolega tegelemine on Teams, mida ma näitan siis kohtumiste vaatest ja uinunud kliendid ehk siis unustatud kliendid, et nende puhul ma liigun CRM lahendusse ja näitan sealseid AI võimalusi ja siis on ka andmete kiire, mugav kuvamine ja ka andmete mugav kiire sisestamine AI abil. Et need on põhilised teemad, millel ma siis demol peatun. Ja lõpuks vaatame ka siis ühte AI agenti, kes siis nii-öelda aitab taustal tegeleda tüütu tööga. Ja liigume siis edasi demo keskkonda ja nagu ma lubasin, avan kõigepealt siis Outlooki ja mul on siin ette valmistatud üks näidiskiri, et kui nüüd Outlooki poole pealt toimub kliendi suhtlus, siis kliendiga
et mida siin siis AI abil teha saab. Et eelinfoks veel seda ka, et mul on siia Outlooki integreeritud üks täiendav rakendus, mis siis loob silla CRM-i, Teamsi ja Outlooki vahel. Ehk siis täiendav rakendus, mis aitab mul suhelda läbi Outlooki CRM lahendusega ja vaadata otse Outlookist kliendi andmeid, luua neid. Ja Teams on selles mõttes ka kaasatud, et kui ma näiteks kohtumisteks valmistun, siis Teamsi poole pealt ma saan vaadata CRM-i andmeid kohtumiste kohta, et ta teeb mõnusa kokkuvõtte mulle eelolevatest kohtumistest, aga seda ma teile näitan pärast Teamsi vaatest. Et see oli, ma loodan, et oli arusaadav, poole pealt hüppasin sisse ja hakkasin tutvustama siis Outlooki rakendust, mis on veel omakorda teise rakendusega seotud, aga mis siis ikka pikemalt ei peatugi, et mul on siin sellised toredad nupukesed, kust ma saan rakendusi valida. Ja mul on siin selline rakendus nagu Copilot for Sales. See ongi see vaherakendus, mis siis nii-öelda loob silla Outlooki kirja ja süsteemi vahel. Et kui seda klienti siin ei ole, siis ma ei näe ka tema kohta andmeid. Ja mul on võimalus näiteks seda klienti täiesti nullist luua. Kui ma vajutan siia Add kontakt ja vaadake, siin on nüüd eeltäidetud, ta võtab, suudab nagu siit kirja seest lugeda kõik andmed, mis siin selle kliendi kohta on, suudab need väljade peale ära defineerida ja minu ülesanne oleks siis lihtsalt kinnitada, et kas ta on õiged andmed õigetele väljadele paigutanud. See on üks võimalus. Saad sa muuta ka neid, kui näiteks ta saab nagu vale loogika järgi aru või ainult kinnitada? Ja, ma saan siit risti peale vajutada ja siis vahetada ära selle info. Ja, saab ikka. Nii. Ja teine võimalus on veel, kuidas kiiresti andmeid sisestada, et ma teen väikese kuvatõmmise siit. Nii, võtan siit terve kirja sisu endale, et kui ma ei taha siit väikse rakenduse kaudu neid andmeid sisestada, siis ma saan, väike hetk, kohe liigun teise vaatesse. Nii, võtan siit, mul olid andmed kuvatõmmises ja näiteks ma tahan otse CRM-i nüüd neid andmeid lisada. Nii, siin on väike assistent mul. Et ta natuke krõbistab ja näete, samamoodi täitis ta ka siin andmed ära. Ja nüüd on minu asi lihtsalt siis kõik need andmed üle käia ja ära kinnitada. Ja ongi mul siis kiirelt klient loodud, ilma et ma peaksin ise midagi käsitsi täitma. Praegu sa võtsid e-mailis selle. Aga kas ma näiteks saan veebilehest võtta näiteks print screeniga mõne kontaktinfo ja kopida samamoodi uuele kontaktile oma CRM-i? Ja, ta suudab lugeda ka näiteks kodulehelt, kui te mingeid kontakte lisate endale süsteemi, siis ta suudab lugeda ka näiteks Excelist, teete ühe rea aktiivseks ja sealt kõik need andmed, mida ta suudab nagu ära defineerida, ta suudab ka siia tabelisse õigete väljade peale ära paigutada. Nii, siis selle koha pealt kuna aeg on limiteeritud, siis ma kiiresti liigun edasi ja vaatame siis ka sellist uuemat funktsionaalsust, mis puudutab otseselt klientide andmestikku. Kohe teen lahti. Et on siin selline keskkond, kus on siis nimekiri erinevatest kontaktidest ja ma saan tegelikult erinevate vaadete puhul vaadata erinevaid pilte. Siit ma saan vaadata näiteks minuga seotud liide ehk siis müügivihjeid ja ma saan vaadata, et millise kanali kaudu on mulle kõige rohkem liide tulnud. Kui ma siit seda vaadet muudan, siis tuleb mulle oluliselt rohkem infot ja palju rohkem värve ja kõik need sektorid on interaktiivsed ja ma saan siit
kiiresti sisse minna ja vaadata, et milliste andmete pealt see info mulle siia süsteemi siis on jooksnud kokkuvõtteks kokku. Ja nüüd ma liigun jällegi järgmise ekraani peale. Üks asi veel, mida ma siit vaatest saan tegelikult näidata, on kokkuvõtted kliendi kohta. Et kõikidel kliendikaartidel on sisu ja tegelikult on siin sees Copilot, mis suudab kokku võtta eelnevatest kirjavahetustest, tegevustest sellise toreda kokkuvõtte siia, lühida kokkuvõtte selle eelneva suhtluse pealt. Ja täiendavalt saan ma küsida siit erinevat infot, kas on uuenenud mingit infot selle kliendi kohta ja siis ta jällegi otsib, kuna selle kliendi puhul ei ole mul uut infot võtta, siis ei ole ka hetkel seda vastust siia näha. Ma saan küsida tavalises keeles, eesti keeles, saan küsida temalt infot süsteemis olevate andmete kohta. Näiteks kui kliendil on eraldi kas siis pakkumised, failid, mis on selle kliendiga seotud, siis ma tegelikult saan siit vaba tekstina küsida. Aga üks asi, mida võib-olla praegu veel tasuks arvestada, et tal puudub eestikeelne tugi, et küsida sa võid eesti keeles, aga vastuse sa saad hetkel veel inglise keeles. Et see miinus praegu on, aga usun, et peatselt ka tuleb eestikeelne tugi ka Copiloti süsteemi ja on võimalik neid vastuseid ka eesti keeles tulevikus saada. Siis see on nüüd CRM-i sees olev Copilot, mis töötab CRM-is sees olevate andmete pealt, et ta ei otsi kuskilt avalikust ruumist, aga ta otsib ainult süsteemi seest ja see on turvaline. Nii, ja kui ma lubasin, et ma räägin teile ka Teamsist, et mille poolest see Teamsi ja selle rakenduse ühendus siis hea on see, et näiteks igal hommikul, kui ma tulen tööle, ta teeb mulle siia Teamsi vestlusesse kokkuvõtte tänaste kohtumiste kohta. Lisaks ma saan siit vaadata samu andmeid, mis on sisestatud nii-öelda CRM-i selle kliendi kohta. Ehk siis nad töötavad koos. Mina planeerin endale kalendrisse kohtumise ja igapäevaselt ma teen oma tööd, ma planeerin ja siis igal hommikul ma tulen tööle, siis Copilot for Sales Teamsis saab mind aidata. Toob mulle kõik info nende klientide kohta, kellega mul tänased kohtumised on ja ma saan siit ennast ette valmistada ja liikuda siis oma päevaga edasi, ilma et ma peaks ise kalendrit avama ja otsima, et issand, millised kohtumised mul nüüd ees ootamas on. Ma võin vahepeal küsida, et kui niisugust kohtumise planeerimist teha, kas ta suudab mulle nagu panna kokku ka teemad kohtumise ettevalmistamise jaoks? Kohtumised teemad tegelikult, kui sa seda kohtumist lood, siis sa paned talle agenda, siis ta kuvab seda agendat sulle siia. Aga kui sa näiteks käid kohtumisel ära, siis praegu on süsteemi sisse ehitatud selline võimalus, et kui sa lähed kohtumisele Teamsi kaudu ja salvestad selle kohtumise, siis ta suudab teha sellest salvestusest transkriptsiooni ja hiljem memo, et vähendada siis sinu käsitööd. Ja saab just miksitud ja sa saad selle transkriptsiooni alusel koostatud memo siis lisada enda kliendikaardile. Ja Teams töötab jällegi eesti keeles ka, et kui Teamsis kasutada Copiloti transkriptsiooni tööriista, siis see töötab eesti keeles ka. Et saab valida, et mis keelde ta seda transkribeerimist teeb. See on väga hea argument, miks Teams on ühendatud CRM-iga, et ta aitab sul mitte ainult kohtumiseks ette valmistada, vaid ka kokkuvõtte pärast koostada ja see on üks protsessi flow, et ei ole eraldi seda kokkuvõtet vaja teha, vaid et sa juba alustad sellega kohtumist ette valmistades. Aga jah, kindlasti saab nagu mingite kindlate reeglite alusel saab luua veel täiendavaid automatiseeritud töövoogusid,
mis siis näiteks, kui kliendil on valitud mingisugune väärtus kliendikaardi väljale, siis mingisuguse väljaväärtuse alusel ta hakkab toimetama näiteks kas või follow-up'i tegema. Follow-up ehk siis järgmist tegevust planeerima, et ta planeerib sulle juba järgmise tegevuse kalendrisse ja selles osas ta vähendab küll käsitööd. Nii, siis Teamsi poole pealt ma hetkel rohkem ei peatu ja võtaks edasi lahti ühe uuema võimaluse, mis on siis tulnud agentide näol siis CRM-i, et kõik te ilmselt olete kuulnud assistentidest ja agentidest ja kes need sellised on ja mille jaoks nad üldse on, siis Microsoft hästi palju panustab praegu oma aega ja vahendeid selleks, et luua nii-öelda meie jaoks kolleege, kes meid aitavad just selliste tüütu tegevuste puhul ja praegu ongi eelversioonis üks müügijuhi abimees olemas ja saab kasutada. Nii, ja selle müügi abimehe analüütika agendi osas tahaks seda öelda, et ta töötab, küsida saab jällegi samamoodi eesti keeles saad küsida, aga vastab ta inglise keeles. Sa saad selle info kätte eesti keeles küsides, et siin ma olen ühe testi ka teinud, et ma avan kohe ühe sellise vaate, kus ma olen siis saanud erinevaid vastuseid, et ma täitsa vaba tekstina küsisin müügi tulemuste kohta. Ja siin ma olengi küsinud, et kes on sel perioodil kõige enam müügivõimalusi võitnud ja siis ta on süsteemist mulle teinud sellised ilusad vaated, pluss ta on veel väga põhjalikult kirjeldanud ära kõik seotud müügid ja toonud siia veel väga palju detailset infot. Ehk siis tegelikult, kui ma ise oleks hakanud seda infot kuskilt otsima ja kokku panema, mul oleks kulunud tegelikult päris palju aega, aga see AI agent teeb seda väga kiiresti, loetud minutitega, tal mingi aeg võtab ikkagi aega, kuni ta otsib, tal on ette antud skriptid, juhised, mille alusel ta mingisuguseid andmeid otsib ja need on juba nii-öelda Microsofti enda poolt valmis tehtud agendid, et siin ei pea ise otseselt näppu külge panema ja seda seadistama, vaid tuleb ta lihtsalt sisse lülitada ja kasutusele võtta. Ja siis on kuude lõikes kaotatud, et kui palju on kaotatud, kuna on demo andmetega tegemist, et siis siin on sellised pisikesed numbrid, aga päris andmetega oleks pilt hoopis huvitavam ja oleks põnevam jälgida, aga loodan, et saate selle pildi pealt ikkagi aru, mida siin nagu mõeldud on ja mis võimalusi see lahendus pakub. Et siin on ka jällegi väga detailselt kirjeldatud ära, et kellel inglise keelega on võib-olla ei ole nii hästi, siis saab siit tegelikult selle kopeerida, selle jutu ja ära tõlkida kuskil teises tõlkelahenduses. Ja mitte ainult käsitsi ei saa küsida, vaid tal on sisse ehitatud ka terve hulk erinevaid prompte, et põhjalikumalt küsida, et ongi näiteks siin müügitoru analüüs, et see on sisse ehitatud prompti pealt ja ta otsibki siia need põhiandmed, mis siis müügis võib vaja minna. Ja siit edasi minnes, siis tegelikult on võimalik veel täiendavaid küsimusi esitada. Et lihtsalt valid, kui see vastus või see küsimus sobib, saad siit valida ja siis ta hakkab oma tööd siin tagataustal tegema, otsima sulle infot ja seni, kuni ta otsib, ta tegelikult analüüsib ja ta näitab seda ka, et kus kohas ja mida ta analüüsib. Et kus kohast ta neid andmeid käib otsimas. Et nüüd lähebki natukene aega, aga ta teeb väga põhjalikku tööd, aga ma usun, et kui käsitsi seda teha, siis läheks oluliselt rohkem aega. Näitab ära oma kalkulatsioonide põhimõtted siis ka, et saab nagu numbrite taga olevat infot ja seda loogikat saad kontrollida, mitte ei pea pimesi usaldama. Jah,
ja ta saab ikkagi nagu nii palju ära teha, et sul läheb lihtsamaks ja sa saad keskenduda oma ettevõttes inimestele, müügiinimestele. Tihtilugu ongi see, et kurdetakse, mul ei ole üldse aega, ma pean nüüd aruannet tegema, ma pean seda, teist ja kolmandat tegema, et mul on tähtajad, et siis inimeste jaoks jääb tihtilugu aega väheks, et siin ta nüüd korraks näitas, millest see koosnes ja siis ta teeb sellise põhjalikuma kokkuvõtte siia. Ehk siis teil jääb rohkem aega oma inimestega tegelemiseks, nende järgi aitamiseks ja ta paneb kindlasti rohkem asju tähele kui inimene ise ja ta suudab ka teile anda hea sisendi, et minna faktipõhiselt näiteks oma kolleegi aitama. Nii. Ehk siis tegelikult need AI agendid on õpetatavad ja ettevõtte põhiselt, kuidas nad saavad kasulikud olla, saab seda veel töödelda, seda tööriista nii-öelda sinna juurde. See nüüd on Microsofti poolt valmis agent, aga Copilot Studios on võimalik veel iseenda ettevõtte jaoks kujundada sobiv AI agent, näiteks talle anda sisse kindlad juhised, võib ühendada erinevate andmebaasidega, näiteks teadmuste baas, on tal seal mingi suur hulk dokumente, mille baasilt ta teeb siis mingisuguseid kokkuvõtteid või siis ta annab juhised kas või klienditeenindusele mingis olukorras, et kui on keerulisemad näiteks kindlustustingimused, et inimesel läheb tohutu aeg, et seda kindlustustingimust lõpuni läbi lugeda, aga AI aitab nagu kiiresti leida paralleele ja võib-olla neid kohti sealt dokumendist, et siis samamoodi saab seda AI agenti siis ehitada selliselt, et tal on oma teadmuste baas, mille pealt ta töötab, tal on ette antud juhised, kuidas ta peab käituma mingisuguses olukorras ja saab ka eeldefineerida mingid kindlad nii-öelda promptid või need küsimused, mida siis ühe nupuvajutusega, nii nagu siin, saan lihtsalt vajutada ja ta hakkab mulle juba infot koostama, sest ma tean, et siin taga on veel täiendavad juhised, mille alusel ta toimetab, et siis seda rohkem väärtust ta tegelikult pakub, et see ise tehtud AI töötabki täpselt teie ette antud juhiste alusel. Aga kindlasti see võtab aega, millal need juhised nii-öelda hästi nagu filigraalselt ära lihvida, et nad töötaks võimalikult täpselt, et see kindlasti nagu aja jooksul kindlasti muutub ja te täiendate neid, sest esimese korraga kindlasti ei õnnestu, et ta nüüd lõpuni suudaks teha kõike nii, nagu te tahate. Mul on sulle küsimus, et kas AI vahenditega saab töödelda ka andmebaasi andmeid, et näiteks kas ma saan välja võtta, et too mulle näiteks kliendid, kellega ma pole mitte midagi teinud lähiajal või et kas ma olen ära unustanud mingid asjad, et ma jätaks neid tähelepanuta, vaid et ta tuletaks mulle meelde? Ja, see on üks teema, mida ma tegelikult tahtsin siit lahenduse seest näidata teile. Nii, et me ühtegi klienti ära ei unustaks. Kohe väike hetk. Nüüd ma olen jällegi CRM lahenduses ja siin on üks täiendav tööriist ja seda saab läbi seadistuste saab neid teavitusi kas sisse lülitada või välja lülitada. Microsofti poolt on terve hulk neid erinevaid juba eelseadistatud, et lihtsalt ole hea ja võta kasutusse. Näiteks, kui ei ole mitte ühegi, näiteks ei ole kliendiga olnud ühtegi kohtumist või tegevust, siis saab sisse lülitada sellise teavituse, mis siis nii-öelda hakkab kontrollima seda osa, kas selle kliendiga on suhtlusi toimunud või mitte ja näiteks saab talle öelda, et kui ei ole 60 päeva jooksul ühtegi tegevust, ei kohtumist, ei telefonikõne ega mingit muud e-maili kirjavahetust olnud, et siis ta annaks märku,
endast süsteemi vahendusel, et vot selle kliendiga ei ole nüüd ühtegi kohtumist ega tegevust toimunud, siis ta tekib siia kliendi andmebaasi pealt, ta otsib sulle kõik kliendid, kellega kas siis pole olnud ühtegi tegevust või siis on mingisugune muu reegel loodud, et ta teavitab näiteks, kui hakkab see müügivõimaluse või pakkumise tähtaeg kukkuma, et on vaja sellega tegeleda või siis ta ei ole emailile vastanud ja on vaja siis nii-öelda küsida, et kas pakkumine on kohale jõudnud, et siis ta annab siia agendi aknasse sulle kõik need kirjed, kellega on vaja tegeleda. Ja ta annab seda tegelikult kuupäevalises järjekorras. Eelkõige ta tuletab meelde neid kliente, kellega on näiteks kohtumine, kas siis pidanud olema eile või kõne oleks pidanud olema eile, et siis ta neid hilinenud asju näitab eelisjärjekorras ja siis kõik teised, et tegelikult ta aitab teil oma aega juhtida ja ta aitab teil meeles pidada kõiki kliente, et ise ei suudagi võib-olla nii palju meeles pidada, aga ta aitab teil ka aega juhtida. Et see on nagu selle assistendi suur võlu. Aga teda saab nagu juhendada, et nüüd kasuta seda infot selleks, et tunnistada uinunud kliendiks või unustatud kliendiks oma ettevõtte põhiselt. Näiteks, kui tal ei ole 3 kuud olnud kõnet, siis ta on uinunud klient, kui tal ei ole olnud nädal aega e-maili, siis ta on uinunud klient. Ja, et seda reeglit, et mille alusel ta siia seda teavitust annab, et seal on valmis tehtud loend. Sõltub litsentsist, et kui on see premium litsents, siis sa saad ise neid valikuid sinna veel juurde tekitada. Aga väiksema litsentsi puhul on see, et on terve hulk, aga neid on ka juba piisavalt palju, on terve hulk selliseid teavitusi ja reegleid, mida sa saad lihtsalt kas siis nädalapäevi või kuid saad ise muuta, näiteks kas see on 60 päeva, 2 nädalat, seda perioodi saab nende puhul muuta ja aktiveerida või siis välja lülitada, kui neid teavitusi liiga palju on. Aga jah, seda premium litsentsiga saab lausa täitsa uusi teha, uusi reegleid. Aga siis ei olegi muud, kui et võtame tänase päeva kokku. Kindlasti suur tänu kõigile, kes on meid kuulama tulnud. Ja kui teil tekib nagu täiendavaid küsimusi, siis kindlasti võtke julgelt meiega ühendust ja vaatame, mis teha annab. Siis AI on tegelikult meie juurde tulnud, et jääda ja on nagu, kuidas seda nüüd nagu paremini öelda, võib-olla sa tahad mind täiendada? No ta areneb pidevalt, kas me viime ennast kurssi või mitte. Tal on juba väga ägedaid tööriistu sees, mida kasutusele võtta. See areneb pidevalt edasi. Me näeme juba lahenduse eelversioonides väga palju tulevaid asju. Ta muudab töö kindlasti palju kiiremaks, targemaks. Ta hoiab su töövoo fookuses. Ta on sulle nagu lisakolleeg, kui sa teda hästi treenid. Et teda tuleb tundma õppida ja kõik see on tegelikult selleks, et sa oma klienditeeninduse hoiaksid kõrgel tasemel ja võidaksid sellest sinu kliendid. Ja kindlasti hea treenitud süsteem aitab sul tüütud tööd vähem teha ja aitab ka inimeste vahel rohkem inimsuhteid arendada, et see selline tüütu paberitöö jääb selja taha ja kõik see, mis on inimlik ja soe pool, jääb ikka inimese kanda. Just, et see oli selline kokkuvõte, millised on võimalused täna AI poole pealt CRM-i lahenduses. Kui teid huvitab rohkem palju ja millised funktsionaalsused on CRM-i lahenduses üldse erinevates protsessides, siis te võite vaadata meie veebilehelt meie varasemaid webinare või pöörduda meie poole ka otse. Me teeme ka kliendipõhiseid demosid ja räägime teie vajadustest juba lähemalt. Mina tänan ja tänaseks me lõpetame. Aitäh! Aitäh!